Kivipallur, ühe fantastilisema ja ainulaadsema spordiala esindaja Eestis. Ja me lähemegi kohe vaatama, tähelepanelik telekuulaja vist või televaataja kuuleb juba harjutamise hääli. Tegemist on siis inimesega, kes pallide asemel on kivid, ehtsad põllukivid. Jürto! Jürto! Kõigepealt tere ja head vana-aasta lõppu, kui ta üks soovib. Kas vana-aasta õhtu on nüüd see kõige õigem aeg, vana-aasta viimane päev, kõige õigem aeg spordi tegemiseks, trendi tegemiseks? Kas ei anna oodata? Ei ole midagi teha. Kogu aeg on vaja harjutada seda enam, et kohe on ukse ees sõprusturniir, rahvusvaheline. Ei ole mahti aega. Ei ole kuulnud, nagu et kuskil oleks esindatud niisugune eriala, spordiala, nagu on kivipall. Kas neid maailmas on palju nende tegijaid? No ma võin öelda nii, et ta on ju keelatud. Keelatud? Ta on enamus riikides keelatud. Ja teie... Arvatakse, et on jõhker. Tegelikult nii ei ole. Ega meeste spordiala. Ja Eestis ma harrastan seda üks, kolmas aasta läheb. Näitame televaatajale, kui raske see pall on. Mitu kilo see on? Treeningupall? See on kivipall ja treeningupall on 42 kilo, et ta oleks raske, et treeningul peabki olema raskem. Võistlustel on palju kergem pall 40 kilole. Näidake üks jalaga lööb. See on nüüd karistuslöök. See on ainult korraks on see valu. Ma olen harjunud, läks üle. Kas te oskate öelda, mitu löök? Praegult lõi kohe allapoole löök. Oot kohe üle. Kas te oskate öelda, mitu lööki päevas vastu peab? Jalaga? Ma ausalt ütlen, siis peaks lööma 500 lööki mõlema jalaga ja 400 peaga. Aga lihtsalt pimedaks läheb. Me teame, et sportlasi kimbutavad, ka isegi malemängijad kimbutavad igasugused traumad, revestused. Missugused on nii-öelda jalgadel põhitraumad kivipalluril? Lihaserevendid, luumurrud, on igapäevast. See on tavaline. Jah, on olnud juhuseid, kus ei tõusegi enam voolist. Väravahid eriti, see on karma. Tuleb ja see, et oota jahe läheb. Läks üle? Nüüd vist oli jälle üks. Nüüd tuleme inimesele kõige iseloomulikum asja juurde ehk pea juurde. Missugused on põhilised peatraumad? Koljuluu murrud, siis ütleme, tihtilugu on ka aju, rebendid. Meil on ju lihasest aju juba, tagun nii palju. Kapsel on mul üks 4-5 korda ära tulnud. Ole Jürto nii hea ja näita paar nii-öelda populaarset lööki. Ma näitan ühe võib-olla kõige parema löögi ja selle löögiga ma tulin maailmameistriks. Maailmameistriks? Jah, selle löögiga tulin tänu sellele löögile. Ole hea, näita. Nii. Pealöök. Pealöök. See on pettelöök. Lööda siia. Ta arvab, et sa oled juba löönud, sa oled karjud. Aga siis need... Viltu kuras. Olete pädev? Rääkima edasi. Mul vahepeal kõvasti trenni. Kohe läheb üle. Korras. Vana-aasta õhtu on täna, vana-aasta viimane päev. On või? Kas ka teie kodus on kindlasti laud kaetud? Võib-olla räägite televaatajale, mis on teie toidulaual? Mida te kõige rohkem armastate süüa? Kilo verivorst, kapsatilingimata, siis on veel liha. Kiisu, ma olen nüüd staadioni juures.
ootan neid. Nad teevad tööd. Ja punases marinaadis heringas. Selle ma olen ise teinud. Aga mul ei ole kahjuks aega suurt seal süüa. Läpsan ühe lõhetükki ja kohe edasi trenni. Ma tahan öelda ühe asja Eesti inimestele, kes seda saadet vaatavad. Kallid ja eriti lapsed, kui te teete midagi, tehke seda südamest, tehke sporti, armastage oma sporti, nii nagu mina armastan oma välja valitud spordiala. Tulge meile treeningule, te ei kahetse. Ma usun kindlasti, et paljud noored poisid on leidnud omale siia uue põneva eriala. Ja minu teada Jürto avab varsti kursused, nii et kuskil 4. jaanuari paiku on oodatud kõik Kadrioru staadionile kohe suurte ja raskete kividega mürama.